tere, täna ma räägin teile ühe loo sellest, kuidas ma tekitasin avarii peaaegu. Ennem kui ma siis looga alustan, ma tahan öelda, et vabandust selle uploadimise aja pärast, et ma pole 3 nädalat uploadinud, see on sellepärast, et mul ei ole arvutit olnud siiamaani ja mul oli probleem emaplaadiga ja mul emaplaat läks pekki, nii et jah, vabandused selle pärast ja mul on praegu päris suur palavik ja nii et sorry, kui te nii tuimalt kuulate, mul mingi peaaegu 40 palavik, et täitsa siit lugu on, aga ma teen ikka video teie jaoks, nii et jah, nautige siis. Okei, lähme nüüd loo juurde, et ma olin Horvaatias reisil jällegi selle sama grupiga, mis esimeses videos mul oli ja mina ja mu üks sõber ostsime endale kuskilt seal turult endale laserid umbes 40 euro eest siis. Jah, need laserid ei ole nagu naljaasi, selles mõttes need on nagu väga tugevad laserid, need saavad nagu kõrvetada asju ja tikke põlema panna, õhupalja katki teha ja nii edasi. No me olime siis oma hotellitoas seal on ju, meil oli oma rõdu ka seal, me niisama vaatasime siis rõdul seal nagu öösel ringi taevast ja mingi nii, meil oli nagu järv ka otse meie ees ja siis see oli nagu päris ilus vaade seal. No kui oli päris pime juba on ju, siis me võtsime oma laserid välja, mis me saime siis ja need on rohelise kiirega, lihtsalt me lasime nende laseritega niisama mingi taevasse ja vette ja mingi, ma ei tea, niisama harjutasime nagu täpsust mingi posti peale või mis iganes, lihtsalt nende kiirt on öösel näha, et need on nagu võimsad laserid, millega on kiirt näha, eriti nagu pimedas. No ja siis meie rõdu pealt vaadates vasakule jäi üks väga suur sild, kus sõitsid autod üle nagu silla 24/7 ja see sild läheb üle selle järve või asja siis. Hiljem tuli meil plaan lasta paaril autol seal silla peal aknast sisse ja pimestada sõidujuhti, ma ei tea, miks me seda tegime, aga me tahtsime pahandust teha ühesõnaga. Me siis natukene lasime ja naersime seal nagu seal rõdu peal ja siis läksime hiljem magama on ju. Järgmine hommik me pidime minema kuhugi bussiga üle silla kuhugi linna vist või midagi. Ma ei mäleta selle linna nime, aga me pidime linna minema nagu lihtsalt päeval nagu, ma ei tea, süüa osta sealt linnast ja mingi lihtsalt linna, vanalinna vaatama ja siis me pidime sinna üle silla minema selle jaoks. Ja tuli välja, et sild oli öösel kinni pandud, kuna sillal oli mingisugune avarii tekkinud siis või ma ei tea, midagi sellist lihtsalt. Mina ja minu see sõber, kellega me lasime laseritega eelmine öö sinna silla peale autosid, me hakkasime nagu, vaatasime üksteisele otsa ja hakkasime kartma lihtsalt nagu, et midagi halba juhtub meiega just või midagi sellist. Et äkki see tuleb välja, et meie olime süüdi ja mingi, me peame mingi rämedalt suure, üldse kellegi elu kinni maksma, mis ei oleks üldse hea olnud. Ja siis me hakkasime nagu kahetsema seda, et me tegime üldse seda. Ja nagu me mõtlesime, et meie olime need, kes süüdi oli selles avariis on ju, et me nagu lasime silma ja pimestasime natuke juhti ja siis ma ei tea, juhtus äkki mingi avarii või midagi. Ja muideks need laserid on väga nagu tugevad, need võivad nagu sind täiesti pimedaks teha paar sekundit sinna nagu otse sisse vaadates ütleme või mis iganes. No siis kokkuvõtteks on ju, me hakkasime teises suunas liikuma, peale seda, kui me saime teada, et sillal on avarii ja läksime mingi teise linna üldse ja siis seal olime mingi vanalinnas paar tundi ja vihma sadas ka, nii et me ei olnud väga kaua seal. Nii et ma ei tea, see oli sükene seiklus, mis ma loodan, et enam ei juhtu, et ma nii nagu loll ka ei ole nagu järgmine kord selle laseriga. Ma natukene hoogu maha võtan. Meil oli suke suur ärevus sees, et nagu siuksed võimsad laserid lihtsalt käes. Kui sa selle laserid lihtsalt taevasse öösel lased, see on suke võimas tunne nagu hoiaks Star Warsis seda lightsaberit käes ja see nagu täiesti lõppmatuseni lihtsalt lendab see kiir. Tänases loos ma õppisin siis seda, et ära mängi ohtlike asjadega nagu niimoodi, et see kellelegi midagi väga paha teeks või nagu, et see kellegi teist põlema ei pane või ei pimesta näiteks või teate küll, võite mängida tulega, aga niimoodi, et see ei ole kahjulik sulle ega kellelegi teisele. Ja see ongi kõik tänase looga, kui teile meeldis, siis meeldis, kui ei meeldinud, mind väga ei huvita ja head aega, minu sõbrad.